Ma võin minna. Jah. Kuppi võike. Metsa. Metsa. Venemaal pole praegu Omski naftatöötlemistehas, mis asub 2500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ja mis oli ainus suur naftatöötlemistehas, mida Ukraina relvajõud tänaseni Venemaa territooriumil ei olnud rünnanud. Siberis kuulutati esimest korda välja õhuhäire Ukraina droonide rünnaku tõttu, olles 3500 kilomeetri kaugusel. Kreml teatas rünnakust Kurski tuumaelektrijaamale. Ukraina kaitsejõud lisasid, et täna korraldati massiivne rünnak okupeeritud Krimmis asuvale Kertši naftaterminalile ning rünnati ka 2 tankerit Mustal merel, mis üritasid poolsaarele bensiini tuua. Samal ajal teatas Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede ülem Madjar, et vaid juuli esimese 6 päevaga tabas Ukraina Krimmis ja Donbassis 37 energiaobjekti. Nii andis Ukraina vastulöögi Venemaale vastuseks tema jõhkratele rünnakutele Kiievi vastu. Donald Trump tunnistas täna, et Ukraina kaitsejõudude surve Venemaale toimib ja tema sõnul otsib Vladimir Putin siiski võimalusi läbirääkimistele jõudmiseks. Allikad lisavad, et juba homme arutavad NATO tippkohtumisel Ankaras Donald Trump ja Volodõmõr Zelenskõi, kuidas veelgi rohkem survet avaldada Venemaa diktaatorile Vladimir Putinile, et ta lõpuks ometi sõja peataks. Kuid tundub, et Kreml on valmis sõda jätkama. Vene sõjakorrespondendid on hakanud massiliselt kirjutama ulatusliku mobilisatsiooni ettevalmistamisest ja isegi Venemaa piiride sulgemisest juba oktoobris. See tähendab pärast Riigiduuma valimisi. Kuid eksperdid ei välista ka seda, et kõik need kuulujutud mobilisatsioonist Venemaal võivad olla lihtsalt Euroopa Liidu ja kogu NATO bloki šantažeerimiseks. Minu nimi on Oleg, Aleksei Betši, arutame neid teemasid koos. See oli lühike sissejuhatus. Nüüd võtame iga uudise üksipulgi lahti. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele videole like ja jätka oma kommentaar selle video alla. Olen teile selle eest väga tänulik. Vot nii, lõpuks jõudis ka meieni. Loodan, et rohkem ei tule neid. Siin käib ikka korralik pauk, ma just praegu jõudsin siia. Pauk käis ikka kõvasti, õudne. Sellest hetkest alates ei ole Venemaal ametlikult enam ühtegi suurt naftatöötlemistehast, mida Ukraina poleks rünnanud. Ukraina droonid ründasid esmaspäeval 6. juulil päeval Omski naftatöötlemistehast, mis on Venemaa võimsaim ja viimane suurtest naftatehastest, mis seni polnud Ukraina droonirünnakutes kannatada saanud. See oli see hiiglane, mis vähemalt mingil määral kattis Venemaa kütusepuudust pärast lööke teistele selle riigi naftatöötlemistehastele. Aga nüüd sai ka see lõpuks löögi. Ja mis on huvitav, osintanalüütikud kirjutavad, et oleks võinud arvata, et järgmine rünnaku all on just Omski naftatöötlemistehas, sest see on ainus, mida pole veel rünnatud. Ja tundub, et seda tehast peaks kaitsma maksimaalselt. Kuid kui droonid sinna jõudsid, selgus, et seal polnud peaaegu mingit kaitset. See muide viitab sellele, et Putini õhutõrjesüsteemidega on tohutud probleemid. Oluline on märkida, et see ettevõte Omski naftatöötlemistehas asub tuhandete kilomeetrite kaugusel Ukraina piirist. Tehase territooriumil registreeriti tabamus, mis põhjustas ulatuslikku tulekahju. Ja nüüd pöörake tähelepanu sihtmärgile. Ukraina relvajõudude erioperatsioonide üksuste droonid läbisid kogu lennutrajektoori jooksul kuni 3000 kilomeetrit. See on kõige sügavam kaugmaalöök Venemaa territooriumile kogu Venemaa täiemahulise sissetungi jooksul Ukrainasse. Ettevõtte Firepoint direktori Stillermanni sõnul lõid Ukraina sõdurid FP1 droonidega, mis suudavad tabada sihtmärke, mis asuvad kuni 3400 kilomeetri kaugusel riigipiirist. Omski tehas on kogu Venemaa kõige võimsam naftatöötlemisettevõte, mis suudab töödelda peaaegu 22 miljonit tonni naftat aastas.
sellel on üks kõrgeimaid töötlemissügavuse näitajaid Venemaal, umbes 99%, mis tähendab, et see on ka kogu Venemaa kõige kõrgtehnoloogilisem tehas. Ettevõte mängib olulist rolli Venemaa okupatsiooniväe varustamisel. Tehas toodab lennukikütust, diislikütust, kõrge oktaanaruga bensiini, samuti määrdeaineid ja naftakeemiatoodangut. Lisaks kuulub see Venemaa Föderatsiooni 10 suurima bensiinitootja hulka ning oli viimane, kes polnud veel lööki saanud. Nüüd on ta selle juba saanud. Pärast esmast löögi tagajärgede hindamist märgivad avatud allikate analüütikud, et droonid tabasid sihtmärki. Omski naftatöötlemistehases tabati esmase naftatöötlemise seadet AFT 11, mille võimsus on peaaegu 8,5 miljonit tonni aastas ja mis annab umbes 40% ettevõtte võimsusest. Lisaks ilmub nüüd teavet selle kohta, et kahjustatud on ka seade AVT 10, mis näitab, et ettevõte on sisuliselt juba sulgemise äärel. Tunnistajate sõnul ründasid tehast 7 drooni ja Venemaa õhutõrje ei suutnud neist ühtegi alla tulistada. Kuigi Venemaa kaitseministeerium teatas, et enamik droone siiski tulistati alla ja tehase territooriumile kukkusid vaid nende rusud. Kuid pealtnägijate kaadrid jäädvustasid just droonide otsesed tabamused, mitte nende rusud. Subtiitreid lõi tamm. Seal on juba väga palju saanud. Milleks nii kõiki vaja on, kutid? Istume. Teda tabasime, vabandust. Metsa? Sealhulgas. Uskumatu. Ajude töö, jah? Kurat, seal tehas põleb täiega. Rünnak Omski naftatöötlemistehasele oli kõige kaugemale ulatunud naftatöötlemistehaste vastaste rünnakute seerias, mille tulemusena langes Venemaa naftatöötlus madalaimale tasemele alates 2000 algusest. Ja piirkonnad alates Kamtšatkas kuni Kaliningradi oblastini seisavad silmitsi kütusekriisiga. Eelmisel aastal oktoobris sattus rünnaku alla Tjumeni naftatöötlemistehas, mis asub umbes 2000 kilomeetri kaugusel piirist. 2026 aasta alguses oli rünnaku all Uhtinski naftatöötlemistehas. Kaugus seal on 1750 kilomeetrit. Mais rünnati Kirishi naftatehast Kirishi Nefteorgsyntes Leningradi oblastis, mille võimsus on 21 miljonit tonni aastas. See tähendab, et see on teisel kohal kohe pärast Omski oma. Samuti rünnati mais Ryazani naftatöötlemistehast, mille võimsus on 17 miljonit tonni aastas. Juunis sattusid rünnakute alla Nizhegorod Nefteorgsyntes Lukoili tehas, mille võimsus on 16 miljonit tonni aastas ja Daneko. See on suurim Daneko tehas. Nizhnekamskis asuv tehas toodab 12,5 miljonit tonni võimsuselt. 6. kohal on Jaroslavli naftatöötlemistehas, mille aastane tootmisvõimsus on 15 miljonit tonni. Seda rünniti mais ja seejärel veel kord 6. juulil. Volgogradi naftatöötlemistehas. See on 15 miljonit tonni aastas, peatus 1. juunil. Jällegi droonirünnaku tõttu. Permi naftatehas Perm Nefteorgsyntes sai kannatada aprilli lõpus ja sai kuulsaks naftavihma tõttu. See sadas piirkonnas pärast ettevõttes toimunud tulekahju. Moskva naftatöötlemistehas. Töötlemismahuga 12 miljonit tonni aastas peatus juunis ja selle remont võib venida kuni 2027 aastani. Sellest teatasid Reutersi allikad. Reuters. Tuapsi naftatöötlemistehas, see lõpetab Venemaa esikümne. Sellest sai rekordiomanik rünnakute arvu poolest. Seda rünnati 7 korda.
Lõpuks pärast Omski tehase tänast tabamust Venemaa top 10 suurima seas pole ainsatki naftatöötlemistehast, mis poleks sel aastal rünnakute alla sattunud. Ja nagu te aru saate, need rünnakud jätkuvad ka edaspidi. Ja on ilmne, et varem või hiljem hävitatakse kogu Venemaa naftatööstust täielikult. No kui Putin muidugi mõistusele ei tule ja läbirääkimistele ei lähe. Aga nagu selgus, oli see vaid tänaste rünnakute algus. Ja Omski naftatöötlemistehas oli vaid üks sihtmärkidest. 6. juuli öösel tabasid Ukraina jõud ka TES-terminali 1. See on üks suurimaid komplekse heledate naftatoodete ümberlaadimiseks okupeeritud Krimmis. Nagu teatas Ukraina relvajõudude peastaap, tsiteerin, ettevõte tagab bensiini, diislikütuse ja teiste naftatoodete vastuvõtu, ladustamise ja väljastamise, sealhulgas ka okupeerivate vägede vajadusteks Ukraina lõunapiirkondades. See terminal asub Kertšis ja Ukraina julgeolekuteenistuse andmetel said löögi tagajärjel kahjustada naftatoodete mahuti ja pumbajaam. Rõhutan, et need andmed on aegunud. See ettevõte suudab ümberlaadida kuni 1,2 miljonit tonni kergeid naftatooteid ja 720 000 tonni veeldatud süsivesinikgaasi aastas. Need on andmed, mis fikseeriti enne okupatsiooni. Vastavalt sellele püüdsid venelased seda ettevõtet moderniseerida ja tõenäoliselt näitavad uuemad andmed suuremaid mahtusid. Seetõttu on selle terminali seiskamine venelaste jaoks väga ohtlik. Lisaks sellele on Ukraina SBU-s ja relvajõudude peastaabis teatati edukatest löökidest Slavnefti Janoši naftatöötlemistehasele ja Jaroslavli dispetšeerijaama liinitootmise pihta. Samuti naftalaadimisterminalile Vysotski meresadamas ja Novateki Ust-Luga tehasele Leningradi oblastis. Vysotskis viidi rivist välja 2 naftalaadimistendent ja kahjustada said 3 naftatoodete reservaari. Ja siin on Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel juuli alguseks Ukraina löögid juunist välja viinud. Ukrainski udari vывели из строя. Umbes 43% Venemaa naftatöötamise projekteeritud võimsusest. Ainult viimase kuu jooksul hävitati või said kriitiliselt kahjustada üle 60 nafta ja naftatoodete hoiustamise reservaari. Lisaks teatas täna Ukraina relvajõudude droonisüsteemide vägede ülem Robert Madjar-Brody, et alates juuli algusest, ehk siis vaid 6 päeva jooksul, on Ukraina droonid tabanud 37 energiaobjekti Krimmis ja Donbassis. Rünnakute tulemusena tunnistas niinimetatud võim täielikku elektrikatkestust. Ja edasi tsiteerin Madjarit. Krimmi lüliti väsis droonivägede lindude tõttu 6 juulipäeva jooksul 38 korda. Krimmi okupandid tunnistasid elektrikatkestust kõigis Lõuna-Krimmi linnades ja piirkondades ning Simferoopolis. 1. kuni 5. juulini viisid droonivägede linnud intensiivselt rivist välja 37 energiaselme Krimmis ja lõuna okupeeritud aladel. Aga, ja see pole veel kõik. Ukraina droonid tabasid 6. juuli öösel Aasovi merel 2 bensiiniga tankerit, mis liikusid Krimmi tagarrogi piirkonnast. Jutt käib Jõgi-Meri klassi variflooti tankerite kohta, mille nimed olid Kapitan Parmin ja Sanar 4. Kummaski oli SBS-i juhi andmetel 7000 tonni kütust. Ja avaldatud video põhjal otsustades sihtisid droonid mõlema laeva juhtimissilda. Ja tuletan meelde, et varem on Venemaa president Vladimir Putin väitnud, et Krimmi igakuine bensiinivajadus on 70 000 tonni kütust kuus. See tähendab umbes 2300 tonni päevas. Ja ta lubas piirkonna varustamise korda teha. Ja ilmselt oligi see katse tuua tankeritega bensiin Krimmi just seesama katse korraldada bensiinivarustus Krimmis. Aga näeme, et tema varustamisplaan ebaõnnestus ja asjad ei läinud plaanipäraselt. Ja nüüd
taotles ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist istungit, et arutada seal venelaste rünnakuid elumajadele Kiievis. Ja Kremlis saadi aru, et seda teemat tuleb üle trumbata. Ja et ÜRO Julgeolekunõukogus arutataks mitte rünnakuid elumajadele, vaid midagi veel hirmsamat. Paneme selle jutumärkidesse. Ja ilmselt mõistes, et isegi rünnakud Kiievile ei aita enam venelaste tähelepanu kõrvale juhtida rünnakutelt Venemaa territooriumile ja okupeeritud Ukraina aladele, mõeldi Kremlis välja uus hirmutis ja uus katse juhtida meie lääne partnerite tähelepanu kõrvale. Ja seda kõike veel taustal, et Kiiev taotles ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralist istungit, et arutada seal venelaste rünnakuid elumajadele Kiievis. Ja Kremlis saadi aru, et tuleb see teema üle trumbata millegi veelgi kõmulisemaga, et ÜRO Julgeolekunõukogus ei arutataks rünnakuid elumajadele, vaid midagi hirmsamat. Paneme selle sõna jutumärkidesse. Täna Rosatomi peadirektor. Samuti Kurtšatovi linnas asuva Kurski tuumaelektrijaama 2 ehitatav teine energiablokk. Edasi tabas droon ehitatava Kurski tuumaelektrijaama teise ploki jahutustorni. Samuti registreeriti eelmisel ööl vaenlase droone Leningradi ja Smolenski tuumaelektrijaama piirkondades. Vene Föderatsiooni tuumaenergiasektor kogeb Ukraina relvajõudude rünnakute tagajärgi. Ja nüüd teatas Kurski oblasti kuberner Aleksander Hinstein, et õhutõrjejõud surusid öö jooksul maha ja hävitasid 12 Ukraina drooni, mis lendasid just Kurtšatovi suunas, kus asub tuumaelektrijaam. Tema sõnul ei häirinud jaama tööd isegi ühe drooni tabamus ning negatiivseid tagajärgi keskkonnale ega inimestele ei ole. Siinkohal märgin ka, et Kurski tuumaelektrijaam 2 ehitatakse asendusjaamana praegu töötavale Kurski tuumaelektrijaamale. Otsus selle ehitamiseks tehti 2013 aastal. Esimese energiabloki ehitamine algas 2018. aastal. Teise ehitus 2019. aastal. 2026 aasta aprillis andis Rosatom tööstusliku kasutusse energiabloki number 1, mille võimsus on 1253 megavetta. Kõigi selle jaama 4 energiabloki ehituse täielik lõpetamine on plaanis 2035 aastaks. Nüüd on Kreml otsustanud taas kasutada tuumakatastroofi hirmutamist, et juhtida tähelepanu kõrvale on rünnakute elumajadel Ukrainas, mitte ainult Kiievis. Rünnakute all on Sumõ oblast, Harkivi oblast, kogu Ukraina lõunaosa, Odessa oblast, Zaporižžja oblast. Tegelikult väga paljud piirkonnad satuvad nende rünnakute alla, jah. Kreml otsustas taas kasutada tuumakatastroofi hirmutamist. Odessa oblast, Zaporižžja oblast. Tegelikult väga paljud piirkonnad satuvad nende rünnakute alla.
Kiievile tehakse ballistilisi lööke, see on ikkagi Ukraina pealinn. Aga ei tohi unustada, et iga jumala päev pommitavad venelased lennupommide ja samade ballistiliste rakettidega kõiki piiri- ja rindelinnu Ukrainas. Seetõttu on ilmne, et just seda teemat kavatseti arutada ja arutatakse ka ÜRO Julgeolekunõukogu istungil. Aga venelased, ma ennustan otse, räägivad sellel istungil, et see pole veel midagi. Aga ukrainlased ründavad tuumaelektrijaama. Kui kaua see veel kestab ja mitte ainult ühte, vaid korraga 3. Kurski, Leningradi ja Smolenski oblastis. On ilmselge, et Putin teeb seda kõike mitte niisama. Ja lisaks ÜRO Julgeolekunõukogu küsimusele on siin veel üks teema. On teada, et juba homme toimub Ankaras NATO tippkohtumisel Volodõmõr Zelenski ja Donald Trumpi kohtumine. Selle kohtumise on juba kinnitanud Valge Maja esindaja Anna Kee. Ja nagu Valges Majas öeldi, tunneb Trump tungivat vajadust lõpetada Venemaa sõda Ukraina vastu. Just nimelt selle lõpetamise võimalusi kavatseb USA president Zelenskiga NATO tippkohtumisel arutada. Trumpil on sisuliselt vaja mingitki võitu pärast läbikukkumist Iraaniga, sest kongressi valimised on juba väga lähedal. Ja ilmselgelt on vaja midagi esitleda kui rahutegija Donald Trumpi võitu. Sest pole veel kindel, et selleks ajaks, kui valimised toimuvad, muutub see ajutine kokkulepe USA ja Iraani vahel püsivaks. See pole sugugi kindel, aga mingisugust võidulugu on vaja. Ja nii see ongi ja Valge Maja ametnik lisas Reutersile antud intervjuus, et pärast läbirääkimisi Ankaras Zelenskiga võtab Trump tõenäoliselt ühendust Vene diktaatori Vladimir Putiniga. Ja siin tekib küsimus, millise hoiakuga läheneb Trump nendele läbirääkimistele? Tuletan meelde, et varem, nimelt 4. juulil, rääkis Trump juba Vladimir Putiniga telefoni teel. Ja siin on oluline märkida, et pärast seda. Pärast vestlust teatas Vladimir Putini abi Yuri Ushakov, et Putin, tsiteerin, kirjeldas Donald Trumpile tegelikku olukorda lahinguväljal, kus Vene võitlejad tungivad edasi kogu rindejoone ulatuses. Ehk nüüd on selge, miks Putin just praegu selle võltsitud Konstantinovka vallutamise välja mõtles. Just selleks kuupäevaks. Selleks, et näidata Trumpile, vaata, me vallutame Ukraina territooriumi niimoodi, võtame lihtsalt linna järel. Seetõttu, lihtsalt avalda juba sellele Zelenskile survet, las annab alla, sest me niikuinii nagu võidame. Jätkan Ushakovi tsitaati. Putin ja Trump puudutasid Ukraina teemat, sealhulgas ka USA presidendi plaane osaleda NATO tippkohtumisel. Putin rõhutas poliitilis-diplomaatilise lahenduse eelistatavust Ukrainas, kuid arvestades Venemaa põhimõttelisi seisukohti. Aga ilmselt ei veennud Donald Trumpi Vladimir Putini sõnad Venemaa Föderatsiooni väidetavast üleolekust rindel ega Venemaa Föderatsiooni relvajõudude võitudest. Tundub, et Trump ei uskunud selle kõik eriti. Ja Vladimir Putin tunneb survet ning Venemaa sõja lõpetamise protsess Ukraina vastu edeneb palju kiiremini, kui inimesed arvavad. See oli Donald Trumpi avaldus, mis tehti vaid mõni tund enne selle saate salvestamist. Ja Ameerika presidendi sõnul otsib Vene pool väidetavalt võimalusi sõjategevuse lõpetamiseks, hoolimata jätkuvatest rünnakutest Ukraina vastu. Edasi toon Donald Trumpi tsitaadi. Ma arvan, et Putin tunneb siiski survet. Ta tahab sellele lõppu teha. Ukraina tahab seda samuti. Ja me peame läbirääkimisi. Vaatame, kas meil õnnestub see saavutada. See on kohutav olukord, kuid ma arvan, et see olukord on palju lähemal lõpule, kui inimesed arvavad. Ja president Putin tahab, et see lõppeks. Ja president Zelenski tõesti tahab, et see lõppeks juba praegu. Me kavatseme pöörduda NATO poole ja me arutame seda. Trump rõhutas ka, et tal oli väga edukas telefonikõne ja ta usub, et pooled on lõpliku lahenduseni maksimaalselt lähedal. Ja just homme toimuvad Ankaras Trumpi ja Zelenski läbirääkimised ning pärast seda helistab Trump Vladimir Putinile. Oluline on, et kõik toimuks just sellises järjekorras. Ja oluline on märkida, et Trump tunnistas lõpuks, et Ukraina kaitsejõudude surve tõesti töötab ning Putin on tõepoolest surve all. Ja siin läksid kõik Vene sõjakorrespondendid nagu üks mees pöördesse ja tormasid täitma Kremli uut juhist. Tundub, et Vladimir Putin tahab näidata, et ta on valmis panuseid oluliselt tõstma ja seda sõda eskaleerima. See on klassikaline hirmutamistaktika. Jutt käib uuest mobilisatsioonilaine Venemaal.
Venemaa sõjalised Z-kanalid on viimase paari päeva jooksul hakanud aktiivselt kirjutama võimalikust uuest mobilisatsioonist, millele, nagu need sõjakorrespondendid väidavad, võib Kreml minna kohe pärast septembris toimuvaid Riigiduuma valimisi. Et olukorda rindel ümber pöörata ja vastata Ukrainale rekordilisele droonirünnakute seeriale. Vene Föderatsiooni sõjablogija Vladimir Romanov väitis täna lausa, et Kreml valmistub mobiliseerima 1 200 000 sõdurit. No ma ei tea, kui reaalne see on. Ja edasi kirjutab sõjameelne kanal Prizrak Lovarassi, et mobilisatsioon pole küsimus kas, vaid millal ning seob selle väljavaate ebasoodsa lahingute dünaamikaga. Ja edasi kirjutavad propagandistid, et, tsiteerin, panus vabatahtliku lepingulise teenistuse stimuleerimisele ei vasta objektiivselt rindevajadustele mitmel põhjusel. Alates kaotuste suhtest kuni vajaduseni hoida rohkem isikkoosseisu, kui praegu on olemas. Ja siin märgin ära, et Rahvusvaheliste uuringute instituudi andmetel tõi sõjaväkke värbamine aasta esimesel poolel sõtta iga kuu 27 000 inimest. Samas kui Venemaa rindekaotused ulatuvad juba 34 000 inimeseni kuus, see tähendab, et Venemaa värbab vähem kui kaotab. Veel üks kanal nimega Luurepäevik väidab, et Kreml pidas läbirääkimisi naaberriikide juhtkonnaga, sealhulgas Kasahstani ja Aserbaidžaaniga, et vältida ajateenijate massilist põgenemist, nagu see oli mobilisatsiooni ajal 2022 aastal. Ametlikult jäävad piirid paberil avatuks, kuid Venemaalt lahkumine muutub de facto võimatuks mingite tehniliste probleemide, kontrolli tugevdamise ja muude mitteametlike meetmete tõttu naaberriikides. Kuid näiteks Conflict Intelligence tiimi asutaja Ruslan Leviev kahtleb, et Vladimir Putin tõepoolest kuulutab välja täiemahulise mobilisatsiooni, sest see nõuaks märkimisväärseid rahalisi ressursse uute üksuste moodustamiseks, samuti nende varustamiseks, väljaõppeks ja nii edasi. Lisaks arvab Leviev, et selline samm ei viiks põhimõtteliselt, nagu ta väljendus, rindeliini uuesti liikuma panemiseni, mis pole praktiliselt juba paar aastat liikunud. Seetõttu arvavad eksperdid, et uus mobilisatsioonikuulduste laine Venemaal võib olla signaal Euroopale, et Vladimir Putin on väidetavalt tõesti valmis sõda intensiivistama ja ründama NATO riike, kui nad ei lõpeta Ukraina toetamist. Kuid eriti on sellised signaalid aktuaalsed enne NATO tippkohtumist. Ja siin tuletama meelde, et varem andis Vladimir Putin avalikult käsu oma ametkondadele koostada nimekirjad riikidest, kes on seotud sõjaga Ukrainas, selleks et tulevikus, nagu ta väljendus, teha vastutustundlikke otsuseid. Ja see on ilmselgelt samuti oht Euroopale ja hoiatus eesmärgiga vähendada abi Ukrainale. Eriti veel, arvestades, et eelmisel päeval teatas Kremlit esindav pressiesindaja Dmitri Peskov, et see ei ole enam sõjaline erioperatsioon, vaid täiemahuline sõda. Ja see sõda algas väidetavalt sellest hetkest, kui Euroopa ei sulgenud silmi Venemaa metsiku agressiooni ees Ukraina vastu, vaid aitas Ukrainal end kaitsta. Peskov ütleb, et sellest hetkest, kui nad hakkasid Ukrainat aitama, algas see sõda. Enne seda oli tegemist sõjalise erioperatsiooniga, kui Venemaa tahtis 3 päevaga Kiievi vallutada ja nii edasi. Oluline on ka märkida, et Euroopa reageerib. Euroopa reageerib Vladimir Putini sellistele provokatsioonidele juba üsna operatiivselt. Täna teatasid Soome, Saksamaa, Taani, Leedu ja Norra, et nad hakkavad lähiajal saama Soome lõhkaine tootja Forseti meremiinide süsteemi Blokker. Tarnete väärtuseks hinnatakse 100 miljoneid eurosid. Soome kaitsejõud on juba sõlminud Forsetiga raamlepingu nende süsteemide tarnimiseks neile 5 NATO riigile. Ja selle koostöö eesmärk on, tsiteerin, liitlaste merekaitse tugevdamine. Meremiine saab kasutada Läänemere piirkonnas, kus sadamad on võtmetähtsusega sõjaväelise mobiilsuse ja kaubavedude sõlmpunktid sõjaliste kriiside ajal. Lihtsalt öeldes soovitakse venelastest eralduda ka merel, paigaldades nende laevade vastu tohutud miinitõkked. Ja see on suurepärane uudis, sest venelasi tuleks isoleerida kõikjal, kus see võimalik on. Tuleks üldse valada betoonist tohutu aed, eralduda ja mitte kunagi näha, mis nendel soodes toimub. Las nad seal söövad üksteist ise ära. Siia panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage pöialt püsti panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest.
kõigile head aega!